Ja järgmise ettekandega edasi minnes siis võiks meenutada Helju Soobi laulusõnasid, et kas kõiges selles sinul üldse süüd, et meil kõik masinate abil tehtud saab. Ja et kuhu me oleme siis jõudnud, sellest saab ülevaate järgnevas ettekandes, siis arvuti õpib lugema käsikirja tuvastusest ja sellest teeb ettekande siis oma ala ekspert ja Rahvusarhiivi arhivaar Sven Lepa. Palun. Aitäh. Oma ala ekspert on küll tugevalt üle pakutud, aga teemaga kerge kokkupuude on meil majas olemas ja siis mul ongi nagu rõõm seda teile natukene siin tutvustada. Alustuseks võib öelda, et käsikirjalise teksti tuvastamine pole iseenesest midagi uut. Näiteks lähme tagasi 1970. aastasse, kui Nõukogude Liidus võeti kasutusele postsides postindeksid, 6-kohalised numbrid, siis tegelikult oligi ju need numbrid olid selliselt täpselt ruudustikust tuli ette joonistada just selleks, et siis pärast saaks neid automaatselt tuvastada, selle järgi posti sorteerida. Ka mujal laiemalt, samas valdkonnas Ameerika Ühendriikides hakati seda juba niimoodi vabakäeliste tekstide pealt katsetama 1980-ndatel sellise töötavama süsteemini jõuti siis kuskil 90-ndate keskpaigal ja ma eeldan, et tänapäevaks on see selline suht tavaline postis, et see on siis ühest YouTube'ist, ühest USPS-i USA selle postiteenuse videost, kus siis näidatakse, kuidas kenasti loetakse sul see tekst seal lahti ja siis seotakse mingist andmebaasi siis õige aadressiga ja siis liigub see kenasti edasi. Ehk siis nagu näha, teatud valdkondades see mõndaga juba töötab, tegelikult on ka meil igal ühel see käsikirja tuvastamine kasutada oma taskust telefon välja võttes. Näiteks on ka Google'il endal äpp, millega saad sellise käsikirja, selle tavalise klaviatuuri vahetada sellise kirjutuspinna vastu, kus ise teksti kirjutada. Kirjutad kenasti valmis ja tuvastab ära. Siin küll selles mõttes võin öelda, et ma siin 2-3 korda katsetasin, et ta mul selle korrektselt välja loeks, sest millegipärast tahtis väga ikkagi konservaatorid kommoraatoriteks pidada, kes need ka täpselt ei oleks. Aga näha on, et tegelikult see on igal ühele kasutatav täitsa aktsepteeritava kvaliteediga. Arhiivina meie soovid on nüüd natuke teised. Meil on suur mass käsikirjalisi tekste, oleme juba üle 10 aasta neid ka aktiivselt digiteerinud ja kõigile juurde pääsetavaks tehtud. Meie Saaga keskkond, kus see siis kõik on igal ühele kättesaadav ja kus on praeguseks siis juba peaaegu 21 miljonit digipilti, suuresti tekstid, käsikirjalised. Aga mis tegelikult on probleem, et jah, juurdepääs selles mõttes on lihtsam, et igaüks saab oma koduarvutist neid asju vaadata ja ei pea tulema füüsiliselt arhiivi, aga reaalselt see töö, mille sa sinna panustad selleks, et sind huvitava informatsioonini jõuda, kuidas sa pead ikkagi küll mitte nagu füüsiliselt lehti lappama, aga nüüd lihtsalt digitaalselt klõpsima järgmist kaadrit, siis see on ikkagi väga mahukas. Ehk siis need samad materjalid ei ole otsitavad, ei ole arvuti jaoks see sisu tuvastatav, mis tähendab, selle töö peab ikkagi kõik inimene ise ära tegema. Ja me oleme sellega juba aastakümneid tegelenud, loonud erinevaid andmebaasikesi, viimased aastad ka nüüd aktiivsemalt vabatahtlikke kaasanud ühisloomeprojektidesse, ühte tutvustab teile ka üks mu kolleeg Tõnis kohe pärast mind. Aga selliselt käsitööna on see lihtsalt väga ajakulukas ja seda kogust arvestades me selliselt väga kuhugi edasi ei jõua. Samas sellised vahendid, mis tänava pealt võtta on, nagu kas või seesama Google'i vidin, need ajalooliste materjalide peal hästi ei tööta. Siin ma näiteks püüan sama kirjutada kooti kirjas, mis on see, milles meil suur osa käsikirjalisi, just küll saksakeelseid käsikirjalisi materjale arhiivis on. Ja on juba näha, et tähekujud on piisavalt erinevad, et ega ta siit
midagi sisukat enam välja ei loe. Tulemus täiesti arusaamatu. Aga tegelikult on just viimased aastad tänu tehisintellekti arengule toimunud teatud selline arenguhüpe, kus selline käsikirjatuvastus on ka arhiivide jaoks oma allikate sellise nii keelelise kui kirjalise mitmekesisusega kui ka kõik need erinevad kirjutajad, eks ju, kelle käsi meil on säilinud. Ja seal on täitsa olukord juba sinna jõudmas, et on rakendatavad lahendused olemas. Et selliselt automatiseeritavad ehk siis arvuti poolt tuvastatavad, mis samas nõuavad siiski praegu üldjuhul ka teatud käsitööd meie endi poolt. Tegemist ei ole siis nagu, eriti kus me siin ka raamatukogus oleme, siis kõik on tõenäoliselt kuulnud OCR-i ehk tärgituvastust, käsikirjatuvastus, lühend üldjuhul, kuigi siin on palju erinevaid variante, on HTR, Handwritten Text Recognition. Siin on see loogika ikkagi natukene üldjuhul teine, kui OCR püüab sul leida mingeid konkreetseid tähekujusid, siis kuna käekirjade välimus on nii kõikuv, siis siin nagu päris selliselt läheneda ei saa. Aga just tehisintellekti niimoodi välja õpetades konkreetsete tekstide peal on see võimalik. Tegelikult on ka olemas täitsa selliseid valmis lahendusi juba. Näiteks on üks lihtsalt silma jäänud, ma selle kohta väga midagi täpsemat ei oska mainida, aga üks Briti ettevõte Adam Matthew, mis pakub siis, näete siin samas Handwritten Text Recognition, et tuvastavad käsikirju siis teenusena. See, millega meie kokku oleme puutunud Rahvusarhiivis ja mida ma siin siis ka nagu järgnevalt täpsemalt tutvustan ja näitan, mis me teinud oleme, see on selline suurema iseteeninduse aspektiga, ehk siis siin tuleb siis rohkem ise panustada selleks, et see lahendus siis töötaks. Tegemist on programmiga nimega Transcribus, loodud paari sellise europrojekti raames, millest viimane Read nüüd just see aasta lõppes. Välja näeb ta selline, nagu näete, siin on igal pool palju nuppe näha, ehk siis võimekas programm, saab väga palju erinevaid asju teha temaga. Ja põhimõtteliselt on ta ka kõigile kättesaadav, igaüks saab seda endale alla laadida, siin ise nagu katsetada. Ja me ei ole kindlasti Eestis ainukesed, kes sellega tegelevad, et näiteks Tartu Ülikooli digihumanitaaria suvekoolis oli ka täitsa see nagu teemana üleval, see sama Transcribuse programm. Nii, mida ta siis endast kujutab? Ja mida siin teha tuleb selleks, et jõuda mingi tulemusini? Esimene asi, kui need teksti kogu mingi on üles laetud, on nende piltide pealt teksti tuvastamine. See on ka asi, mida ta teeb automaatselt. Te näete siin rohelisega, eks ju, on märgistatud sellised suuremad tekstialad, helesinisega tekstiread ja siis selle helesinise sees jookseb veel selline joon, millele tekst toetub. See on siis ka tema jaoks kõige olulisem, et ta saaks nagu natukene seda rida normaliseerida ja teksti normaliseerida, et kuidas see tekstis reaalselt kirjutatud on. Iseenesest on see selles mõttes tõesti mugav vahend, et ta teeb selle sulle kenasti ise ära, aga see ei ole kaugeltki veatu. Kohati ta kipub liiga vähe leidma, siin on näiteks näha, et arusaamatul põhjusel on terve rida tuvastamata jäänud, ka siin külje peal, see tuleb siis käsitsi juurde lisada, kohati leiab ta liiga palju, sellist pildimüra sees, et püüab neid kaunistusi siin ridadena tuvastada. Kohati võib see ka tekstid teiselt poolt läbi kumada ja siis see hakkab segama ja nii edasi. Et see on põhimõtteliselt lihtsalt tekitab jällegi nagu meile lisatööd selleks, et nagu tulemuseni jõuda, aga suurem osa ajast ta töötab suhteliselt kenasti. Kui tekst on leitud, siis teine asi on selleks, et see programm siis hakkaks selle käsikirja peal, nende käsikirjade peal seda teksti tuvastama, tuleb seda talle kõigepealt mingi treeningandmete kogum luua, ehk siis mingi osa teksti lahti kirjutada. Selliselt nagu ka siin on näha, kenasti rida realt, kirjutad kõik lahti ja siis on selline
usaldusväärne tekstimassiiv olemas, mille pealt ta siis saab nagu õppima hakata. Noh, see on jällegi selline väga korralik ajakulu tegelikult, mis siia läheb. Aga jah, et lootus on just siis see, et kui teatud aja sa siia panustad, aga see, mida sa pärast selle töö pealt saad temal lasta lahti kirjutada, arvutil lasta avada, kaalub sellele üles. Ja põhimõtteliselt on siin ka see loogika, et sa saad nagu mingil määral, kuna sa ei toetu kellegi teise töö kui iseenda töö peale, saad sa mingil määral ka iseenda jaoks nagu reeglid kehtestada. Näiteks saad ise otsustada, kas sa kirjutad mingid lühendid lahti või jätad nad avamata, mingid võib-olla ajaloolised mingid erimärgid, mis praeguseks on kadunud, mis sa nendega teed, et selline sul on nagu tänu sellele ka teatud selline kontroll oma asjade üle. Ja põhimõtteliselt on selle transkriibuse tegijate enda soovitus selline ebamääraselt, et sul on vaja umbes 5000 kuni 15 000 sõna korrektselt ümber kirjutatud teksti selleks, et siin saaks siis nagu selle treeningu tulemusel mingi mõistliku mudeli, mida siis nagu teiste tekstide peal rakendama hakata. Eks see arv sõltubki nagu selles mõttes ongi ebamäärane, et ta sõltub väga nendest tekstidest, mida siin kasutada, et kui nad on selliselt suht ühtlased ühe kirjutaja omad, siis saavad seda lahti kirjutatud massi nagu väiksemat. Kui on sul väga palju erinevaid kirjutajaid, siis seda suurem peab ka see avatud tekstide kogum olema selleks, et siit tuleks mingi kasutusväärne mudel selle tulemusena välja. Tegelikult on siin ka nüüd mõne aja eest tekkinud selline lihtsam veebikeskkond, kus siis on võimalik ka inimesi tänava pealt rohkem kaasata, kuigi see on ka põhimõtteliselt selle programmiga võimalik, aga ongi siin on nagu seda palju võib-olla tavakasutaja jaoks koormavaid lisavõimalusi sees, et põhimõtteliselt saab ka selliselt ühisloome korras lasta vabatahtlikel neid tekste ümber kirjutada ja endal selle võrra nagu seda elu lihtsamaks teha. Ja on võimalik ka erinevad tegelikult teksti märgendamised, mis kohati on selle teksti tuvastuse osas kasulikud ja vajalikud. Näiteks, kui sul on kuskil mingi sõna maha tõmmatud, siis märgid, et ta maha tõmmatud, siis oskab seda paremini nagu arvestada, kui ta seal pärast õpib. Aga ka seda, et sa võid märgada näiteks mingid isikuid ja kohti, mis on siis nagu pigem nagu võib-olla selle teksti kogumi publitseerimise osas kasulik või sealt edasi mingite teiste tegevuste, järgnevate tegevuste poolest. Ja siis see viimane samm ongi nende lahtikirjutuste pealt oma mudeli treenimine, treenib arvuti ennast jällegi ise selles mõttes. Sina annad talle ette nende lahtikirjutatud tekstide pealt mingi tekstimassiivi treenimiseks ja jätad mingi väikse osa siis ka kõrvale testimiseks, mille pealt ta siis ei õpi, ja siis on tal selline võrdlusmaterjal võtta, et kui hästi ta siis reaalselt niisugust suvalist selles mõttes ette andmata teksti lahti kirjutada oskaks. Ja põhimõtteliselt on siin selline faktor, mida nemad nimetavad epohiks, põhimõtteliselt tsüklid, et mitu korda ta seda tekstimassiivi läbi töötab, iga kord ta õpib oma sellest, võtab oma eelmistest tsüklitest kaasa saadud teadmised järgmisse tsüklisse kaasa ja niimoodi õpib järjest paremini ja paremini nii põhimõtteliselt sama tekstimassiivi peal seda tuvastamist. Järgnevalt toongi siis nagu näited meie enda reaalsest kokkupuutest, 2-3 katset, mis me praeguseks nagu teinud oleme selle programmi peal. Esimene on siis Eestimaa rüütelkonna protokollid 1905–1907. Siin on siis üks näide, näete, et tekst on saksakeelne, jällegi kooti kirjas. Mis ta teeb selles mõttes mugavaks, heaks on see, et siin on kõik põhimõtteliselt ühe kirjutaja poolt niisugust puhtalt korralikult kirjutatud. Tegelikult on siin kohati ka veel mingid ääremärkused niisuguses metsikumas käekirjas, millega siis lõppkots oli sellel tekstituvastusel ka rohkem probleeme. Aga tänu sellele on tal nagu see massiiv suhteliselt ühenäoline, nagu peaks olema lihtne õppida. Miks me selle kogu aga ette võtsime, oli see, et on meil eelnevalt publitseeritud, ehk siis ta on juba lahti kirjutatud, siin tuli lihtsalt natukene sellesse programmi see sisse sättida, ilma et peaks kogu selle ümberkirjutuse aja siia panustama. Ja kokku me sai meil natukene siin üle 40 000 sõna,
mille pealt arvuti siis nagu õppima hakkas. Ja nii-öelda tulemus näeb välja selline, see on siis selline graaf, mis programm nagu tulemusena väljastab. Siin te näete, on nii-öelda see põhiline faktor, põhiline määra, mille järgi ta oma töö kvaliteeti hindab, on CER, character error rate, ehk siis vigaste tähemärkide protsent. Siin näete, et on eraldi sinine ja punane joon. Sinine on siis selle materjali peal, veaprotsent selle materjali peal, mille peal ta treenib, ja punane siis on see materjal, mis on nagu nii-öelda testimiseks kõrvale jäetud, mida ta nagu treenimisel ei arvesta. Ja ma ausalt öeldes ei oska teile öelda, miks ta siin pärast 15. tsüklit kokku lasime teha seda 100 tsüklit tal selle mudeli puhul, miks ta pärast 15. tsüklit endast täiesti sellise enesekindluse kaotas ja see veaprotsent järsku nii kõrgele tõusis. Seda me üldiselt kuskil mujal pole ausalt öeldes näinud nagu nende transkriibuse mudelite puhul. Aga eks ta siit taastus suht kiiresti ja võib näha, et mis ongi see põhiline, see testandmete peal see veaprotsent on natuke üle 5%, mis on päris korralik. Aga loomulikult see materjal oli ka väga, eks ju, ühenäoline, üks kirjutaja, et kui ma näiteks katsetasin seda küll samast ajastust pärit, samuti väga puhta, väga korraliku teksti peal, siis iseenesest on näha, et ta 1,2 on õppinud, aga see tulemus ei ole kaugeltki nii hea kui sama kirjutaja teksti puhul. Et siin lihtsalt esile tõstetud üks rida, kus siin originaalis on näiteks Lehrer noch nicht angestellt, siis luges välja lese nach nicht eingestellt, eks ju, et näeb, et suurem osa tähti on iseenesest õiged, aga ikka nii-öelda loetavat teksti ta sellest ei tekita. Mis on veel loomulikult hullem, et see on üks parimaid tulemusi, et proovisin ka lihtsalt mingi hulga muid selliseid saksakeelseid kvootikirjastekste ja suurema osa pealt ta ei olnud nagu tegelikult tulemusest üldse midagi aru saada, et siin oleks mingi õppeprotsess olnud, et oleks nagu midagi ära õppinud selliste kvootikirjade nii-öelda lugemise vallas. Jah, ehk siis see mudel on rakendatav ainult ühe kirjutaja puhul. Edasi, järgmine katse oli meil Eestimaa Rootsi-aegse kindralkuberneri supliikide peal, supliikid ehk siis põhimõtteliselt palvekirjad. Miks me selle ette võtsime? See on tegelikult üks materjal, mida meil üks arhivaar nimeline läbi töötab, pealkirjastab, aga meil oli majja tuli üks vabatahtlik, kes just tundis huvi millegi sellise nii-öelda vanemate kvootikirjas dokumentidega töötamise vastu ja siis panime talle nagu ülesandeks ka siis muud peale pealkirjastamisega ka nende tekstide lahtikirjutamise. Tegemist on siis 17. sajandi lõpust, jälle saksa keel kvootikiri, aga eks ju kubernerile saadetud palvekirjad, siin on kirjutajaid tegelikult väga palju, ehk siis see teksti variatiivsus, käsikirjade variatiivsus on tegelikult väga suur. Ja vabatahtlik meil on siis jõudnud kuskil pea 30 000 sõna jõudis ümber kirjutada, mille pealt me siis mõtlesime, et hakkame katsetama. Siin see graaf näeb siis välja, tulemus on oluliselt halvem. Me tegelikult ka näeme, et see siinne on see nii-öelda treeningandmete enda peal õppimine, seal ta läheb järjest paremaks, ehk siis seda konkreetset teksti kogumit, dokumendi kogumit, mis tal treenimiseks ette antud on, seda ta õpiks võib-olla järjest paremini ja paremini lugema, aga samas need nii-öelda testimiseks jäetud tekstid, siin suht kiiresti ta nagu tegelikult enam midagi juurde õppima suutnud tagata. Et siin meil oli siis 150 tsüklit kokku, mis me tal lasime nagu selle materjali üle töötada, ja veaprotsent on siis nagu natuke üle 17, mis on suhteliselt kõrge. Samas ka need transkriibuskeskkond ise areneb kogu aeg edasi ja mingi poole aasta eest või nii jõudsid nad nii-öelda oma algoritme uuendada, parandada ja ma siis nii-öelda tänase ettekande jaoks huvi poolest lasin täpselt sama materjali, täpselt sama palju kordi selle uue algoritmiga üle töötada. Ja siin on näha, et tegelikult areng on täitsa muljetavaldav, et see veaprotsent on langenud põhimõtteliselt peaaegu 10%, 7,46, mis on tegelikult juba täiesti aktsepteeritav, täiesti kasutada, täiesti loetav. Et siin ongi nüüd ühe rea toon näiteks.
selle vana algoritmiga, kus te siis näete, et kohati oli kokku lugenud ja mitmeid tähti kas juurde lugenud või valesti lugenud, uuega on siin tegelikult ainult 2 viga, ehk siis tegelikult peaaegu enam, et ei märkagi või et ei häirigi lugedes. Siin on ka tegelikult selline ilus näide, kuidas, nagu ma ütlesin alguses, et ise kehtestad reeglid, kuidas saab teda ka igasugust erimärke nii välja lugema, õpetada, nagu sa ise soovid. Siin on näiteks seda astronoomilist päikesemärki kasutatud sellise dokumendiregistri tähisena, et põhimõtteliselt tekstis umbes midagi sellist, et vaata dokumenti, mis on märgistatud selle päikesemärgiga ja nii edasi. Ja kuna see on ka tegelikult kusagil täitsa tähemärgina olemas, kellegi klaviatuuri peal, aga siiski leitav, siis sai ka selle talle väga kenasti ära õpetada, selle ta väga järjepidevalt kohe alguses õppis ära. Jah, ehk siis see tegelikult on juba selline mudel, mis võiks sellise mingi ajastut teksti kogumi peal, et ei pea enam kirjutust lähtuma, vaid mingi ajastu tekstide peal võiks olla täitsa rakendatav ja sellise aktsepteeritava täitsa korraliku tulemusega. Ja kolmas katse, kõigepealt teise katse puhul veel, kui me nüüd läheme tagasi selle algse mudeli juurde, kus see veaprotsent oli 17, mis jah, iseenesest on võib-olla kõrge selleks, et selline täistekst kellegi inimesele ette panna lugemiseks, siis tegelikult see tekst, mida transkriibus meile väljastab sellise ümberkirjutusena, on see, mida ta peab kõige tõenäolisemaks. Ehk tegelikult ta näeb nende ridade pool ka väga palju teisi võimalusi, mida sealt välja võiks lugeda, aga ta annab selle, mis talle tundub kõige tõenäolisem. Samas tal säilivad ka kõik need teised tekstiversioonid, väljalugemisversioonid, mida ta sealt näeb, ja selleks on transkriibuse meeskond teinud sellise tööriista nagu keyword spotting, mis on põhimõtteliselt siis otsing nende erinevate tekstivariantide sees. Ja kui ma näiteks katsetasin selle 17 täheveaprotsendiga mudeli puhul, lasin mingi teksti varem tuvastamata teksti ära tuvastada, ja siis otsisin selle sees näiteks Tallinna saksakeelse nime järgi Reval, eks ju, siis siin te näete pildi peal kenasti Reval olemas, mille arvuti ise luges kõige tõenäolisemalt remtiks. Et siin on tõenäoliselt kirjas remt, samas 9% tõenäosusega on siin kirjas Reval. Ehk siis sellisel juhul, kui ka see veaprotsent on kuskil, ma ei tea, 20 kanti või midagi sellist, võib see selle keyword spottingu töövahendiga ikkagi olla täiesti selline kasutajale kasulik, ehk siis ta ikkagi võib siit suure tõenäosusega leida mingid mõisted kätte, mis teda huvitavad. Siin tuleb ka tegelikult loomulikult natukene müra, loeb Revaliks ka asju, mis seda tegelikult ei ole. Aga siiski see on vahend, mis oluliselt aitab, tuleb inimestele vastu, kui tegelikult see arvuti ei ole suutnud neid väga siukselt veatult neid tekste lahti mõtestada. Ja siis kolmas katse, mis tegelikult oli meil ühe kolleegi kursuse töö, on siis Tartu linnavalitsuse 20. sajandi alguse protokollide põhjal. Venekeelne tekst siis vahelduseks. Samas selle 18. aasta õigekirjareformi eelne, mis tähendab, et siin on selliseid tähemärke, mida tänapäeva vene keeles enam ei ole, nagu jätt või ladina i. Ehk siis ka nendele tuleb mingi lahendus leida, mis me jällegi oma selle mudeli siis põhiselt, et kuidas ta neid selle raames ümber peaks kirjutama. Põhimõtteliselt leiab ka need erimärgina üles, et ta võib neid samamoodi ümber kirjutada, aga võib ka tänast päevast teda e-ks ja vene i-ks. Mis sellega nüüd loomulikult lihtsamaks tegi selle materjali, et nagu te näete, tegemist on masinakirjaga, ehk siis tähekujud peaksid olema suhteliselt ühtlased, mis pärast ei vajanud ka siit väga mingit sellist suurt tekstimassiivi, mida eelnevalt ümber kirjutada. Seda oli kuskil 8500 sõna. Ja sellega lasi õppida ainult 25 tsüklit ja tegelikult juba väga kiiresti on näha, et see samune veaprotsent langeb põhimõtteliselt alla 2%. Üks asi, mida see näitab kõigepealt, on see, et tegelikult see
käsikirjalise teksti tuvastus ei ole ka transkriibuse piires kuidagi ainult nii-öelda ladina kirjapõhine, vaid näiteks on britid mingi hetk hakanud väga aktiivselt katsetama seda ka araabiakeelsete tekstide peal. No mis juba see kirjutamissuund on, eks ju, teine, aga ka seal said täiesti korralikke tulemusi, ehk siis lihtsalt ongi arvuti õpib vastavalt sellele, mida sa talle ette annad ja sa võid talle põhimõtteliselt ükskõik mida ette anda, kui seal nagu nii-öelda hoiad ikkagi seda ühtlasena ja seal on ühtlane loogika olemas. Teine asi on ka see, et siin tegelikult räägitakse järjest rohkem sellest, et see HTR võib tuua paremaid tulemusi ka trükitekstide puhul raamatukogudes kui OCR. Et kui tegelikult ka selles mõttes trükiraamatud, kas või ajalehti ei pruugi alati nagu see trüki kvaliteet läbivalt sama olla, et sul ikkagi selles mõttes kohati on näha, kus mingid need tähed, millest see tekst on laotud, on kuluma hakanud, tekst muutub sellist hägusamaks. Lisaks ka see, mis meil ju kuskilt selliselt nagu ka Tigaris ja nii edasi kõigile kättesaadav on, ka see on suures osas mikrofilmide pealt digitud, see toob omaette sellise kvaliteedi kao juurde. Ja seda on ka täitsa selliselt rakendama hakatud, et näiteks on üks jooksev projekt praegu Newsai, mis, kus on siis ka nii Soome rahvusarhiiv kui ka mingid prantslasi ja austerlasi ja Austria rahvusarhiiv või rahvusraamatukogu on siin just ka tegelikult sealt selles transkriibuse keskkonnas kõigile ligipääsetavaks teinud mudeli, mida nad on treeninud saksakeelse kooti kirjas, ehk siis nagu fraktuuris, eks ju, nagu ka meil see meie ajaloolist ajalehed on, et nagu selle peal treenitud mudelit. Ma ise nagu kiiruga korra mingi Deutsche Zeitungi pealt katsetasin seda ja tegelikult oli see Deutsche Zeitungi enda OCR-itud tekst väga hea kvaliteediga ja see HTR-i tekst tuli niimoodi peale vaadates täpselt sama kvaliteediga, et tegi mõned vead nagu ka OCR. Aga vähemalt ongi, et see võib jälle nagu mingites situatsioonides võib see parema tulemuse tuua ja on täitsa katsetatakse selles suunas, et kas siit ei tule mitte suuremat kasu. Ja põhimõtteliselt on, ka meie püüame siin vaikselt sellega edasi minna, me peamegi nagu seda enda jaoks täpselt mõtestama, et kuidas on võimalik ka kasutajateni nende asjadega jõuda. Praegu me lihtsalt kasutame ära ka natukene ajalootudengeid, kes meil mingid eestikeelseid tekste natukene lahti kirjutavad ja nii edasi, et siis selle pealt mudelit treenida. Ja ka lõpuks see transkriibus ise on selline arenev keskkond, et seal püütakse näiteks ka veel sellist tabelituvastust sisse viia, et kui on tabelaarsed käsikirjalised tekstid, et ka sellest saaks aru ja ka sellist automaatselt eristust, et kas see tekst, mida ta seal näeb, on käsitsi kirjutatud või trükitud, et siis nagu nende peal saaks juba erinevaid mudeleid kasutada nende lahti kirjutamiseks. Lõpuks üks kitsaskoht, mis siin praegu ongi see teksti maht, mis tuleb arvutile eelnevalt lahti kirjutada, et ka siin on kindlasti oodata mingit arengut, et see aja jooksul nagu kahaneks. Ja on ikkagi ka siht, natukene, kui praegu nagu mingis mõttes igaüks nokitseb ise, teeb oma materjali peal endale mudeli, et ehk kunagi on võimalik ka natuke selliseid, ei midagi kõike haaravat võib-olla, aga mingi sellist ajastu ja keelepõhiseid, et mingi 19. sajandi saksakeelne dokument, midagi sellist, selliseid mudeleid luua, mida saab siis nagu laiemalt rakendada. Ja selles, mis on natukene võib-olla veel lahtine, ma pole vähemalt midagi väga konkreetselt selle transkriibuse kodulehel selles osas leidnud, on lihtsalt olukord, et nüüd, kus neil on see europrojekt lõppenud, peavad nad kuidagi nagu ise ülal pidama hakkama ja ära elatuma, ehk siis mingis ulatuses jääb ta see programm nagu kõigile tasuta kasutamiseks, aga tõenäoliselt mingi mahupõhiselt kuskilt tuleb siis mingi hinnapiir peale, et siis tuleb nagu maksma hakata. Aga selles mõttes on ikkagi esimeste tulemustega ka juba nii-öelda rahvani jõutud, et selles samas europrojektis, mille raames seda arendati, osalesid ka meie kolleegid Soome rahvusarhiivist, kes siis mõne aja eest tegid avalikuks oma selle 19. sajandi kohtuprotokollid, mis on siis ka täpselt sama loogika järgi, nagu ma siin kirjeldasin, on lastud siis nagu sellel, on mingi mudel nende peal treenitud ja lastud see tekst arvutil lahti kirjutada ja see on siis kõigile
loetav ja otsitav. Ja sellega ma siis ka siinkohal lõpetan. Aitäh! Aitäh! Kas on Svenile küsimusi? Tundub, et on. Kuidas ta on arenenud nüüd mitme orientatsiooniga kirja äratundmises, et ma viimati katsetsin ise vist umbes eelmisel suvel, et ala näiteks postkaart, kus on aadress on ühe orientatsiooniga, sõnum teisega, et kas on selles osas ka edasiminekut olnud? Sellega mul on endal ka piisavalt jama olnud. Ma ei ole seda uurinud, aga just täna kolleegiga rääkisime, et seal nagu on mingi areng toimunud. Ma ise ka kuskil nagu mingit nuppu nägin, mis nagu püüaks midagi seda arvestada. Ma ei ole katsetanud, aga väidetavalt on seal viimasel ajal mingi areng toimunud. Ja aitäh! Kas on veel? Ei ole näha tõusvaid käsi, siis aitäh!